No nii, ahoi kotkad, mis toimub siis? Kalastuslaager 64 vist või? Tere! Et me lähme juba vee peale ära, kaldal ei filminudki. Et Rauno läks juba ühe tiimiga ees sopist välja just, et me paneme ka järgi ja vaatame, kuidas täna kala võtab. Eelmine kord nii hästi nagu haugi ei tulnud, nagu oleks tahtnud, aga äkki seekord paremini. Nii, leidsime kellegi landi siit, tuli pusas oksaga ja selle tamiilipusaga välja. Et konks on roostes, aga selle ära vahetada, siis alumise konksu siis käib jälle. No väga hästi. Väga hästi. Okei. Tuli ära. Ai. Muidu väike haug oli meil küljes korra, aga tuli ära. Algul arvasime, et rohi ei saanud aru kohe, et kala. Okei, no esimene võtt vähemalt. Tuleme nüüd teise pundiga vee pealt. Tegime vahepeal ühe sõidu nüüd, aga ei tulnud ka selle sõiduga midagi. Et jube siuke kahtlane värk, et mingisuguseid variante otsima, et mida see haug võiks süüa. Ma mõtlesin, et prooviks, mul ei olnud ühtegi valget lanti, päris heledat nagu. Et eelmine laager ühe wobleriga saadi, tundus, et seda valget võttis paremini, Trevor sai. Et ma otsin mingit valget woblerit välja ja vaatame, kas see toimib järgmise sõiduga. Et äkki ta eelistab lihtsalt siin mingisugust kindlat värvi praegu. Aga selge, lähme sööme ära, pool punti, kes kaldal olid sõid juba ära ja nüüd sööme meie ka. Ja siis hakkame vaatama edasi, mis siis saab. Nii, Kairit oli siin kaldal kõvasti kala püüdnud vahepeal. Ahaa, siin on meil jälle mingid siuksed vennad või? No see tahab, ei taha näidatagi ennast. Okei. No korralikud, no väga hästi. Ikka poema rekordistele. Väga hästi, aga noh, vaatame, mis nad seal söövad. Nüüd läks ilm jamaks ära, sajab. Et tundub, et pigem oleme kalda peal, püüame praegu sellepärast, et siin saab alati varju minna. Kui mingi mega suur hoog hakkab, nagu ta siin lubab, nüüd vee peal, siis on asi paha. Jah, no anname sulle uue konksuga. Nii. Söögiks on siin miski porss või asi meil ja vaatame siis natuke kalda pealt ka püüki. Panime sisse unnad ja suht kohe läks üks tagurpidi, ehk siis vaatame, mis seal on. Et võta sellest kinni ja kohe, kui tunned kedagi, tee väike jonksakas ka, nii-öelda haakimisliigutus. Ja siis vaatame, mis seal toimub. Ja kui ei ole, siis paneme tagasi. Nii, ja kui on suur, siis võtame kahvaga. Tunned? On midagi? Tõmba. Ai, see on maalt. Okei, no keegi on tõmmanud lahti igal juhul. Kerime peale tagasi ja paneme uuesti. Nii, siin on nüüd jälle üks und. Vaatame, mis seekord on siis. Ma kohe lähen ligemale. Kui on suur, võtame kahvaga, on ju. Nii. Võttis küljest ära või? See oli suur. No paneme tagasi, meil on kaldal see tünn, seal on üks kala sees veel. Nii, et lähme jälle vee peale, mina praegu ei loobi. Mul on spinning pooleks jälle. Aer tõenäoliselt kukkus niimoodi peale, mul oli spinning ots siin ääres ja noh, seda spinnat vist enam ei paranda ka, see on juba, nüüd on järgmise koha peal puruks, et parandan oma eelmised ära, mis mul parandamata on, seisavad tükk aega juba. Aga lähme proovime jälle, ilm on ikka kehva, sajab, aga no mis sa teed? Peab ju, kui kalastuslaager on, peab ju püüdma. Et saavad siis märjaks, kõik saavad, et siin on meil, ei ole vihmariietusega, vaid on lihtsalt sellised riietused, dressipüksid ja asjad, aga kui on vahetust võtta, siis pole hullu, et saame hakkama. Meil on nüüd selline olukord, et meil on kadunud 2 akkliha, mis eile olid olemas. Et siin on kummalised asjad kaovad, asjad tekivad näiteks eelmise laagri ajal, mis oli laager 63 või? Tekkis meile, Rauno võtab kamera, tekkis meile siia laagrisse üks kollane laserlood, mida mitte keegi omaks ei tunnista. Ehk siis ma kahtlustasin, et äkki mõni poiss võttis kogemata autost isa laserloodi kaasa ja kalastusvarustuse pähe ma pakkusin Ülemise kämpsi
poiste vanematele kõigile, kus kämpsis see oli, aga keegi ei tea. Vot selline asi, Gevalti oma. Nii et kui sa tunned ikkagist ära enda laserloodi, noh, ei tea, kuidas see sattus siia, aga igal juhul jah, vanemad omaks ei tunnistanud keegi, ehk siis nüüd meil on üks laserlood, aga on kadunud 2 hakkliha. Nii et noh, ma ei oska midagi ütelda, kummaline värk siin. Aga selge, me siis ei saa nüüd praegu Mehhiko roogaga, ma ei loe siit välja. Tagurpidi keerab ja niimoodi. Ilaka, mis seal on kirjas? Näete kaamera. Ma ei tea. Ma ei saa aru täpselt, mingi kontrov aasis või mis asi see on? Näidake. Sa ei tea käekirja. Ühesõnaga, kes tunneb ära, võtke ühendust ja mis ma oskan öelda, me teeme nüüd siis makarone, sellepärast et hakklihasi pole. Kes on meie kadunud hakklihasi näinud, palun võtke ühendust. Ja me otsisime isegi Kairiti riidekapist, et äkki tead kogemata, noh, läks sokke võtma või midagi, aga teises käes olid hakklihad, pani käest ära, teate küll, kuidas mõned asjad vahest niimoodi kauvad ära, et sa paned selle nii absurd kohta, nii kindlasse kohta ära, et no seda ei leia keegi kunagi. Ei olnud seal kapis. Ja ega nüüd polegi, nüüd teeme makarone ja võtsime lihtsalt hakkliha sulama, mis meil jääkambris oli, sest et see ei jõua nüüd ära sulada selle toidukorra jaoks. Teeme siis järgmise toidukorra millalgi selle Mehhiko vaja varuhakklihaga. Ja loodame, et varuhakklihad ära ei kao. Ja ma ei taha näha sellist asja, et homme ilmub või laagri lõpus jääb meile kämpsi kuskile mingi kreissaag või mingi sükene asi kutid, eks ole, lepime kokku. Et ei jäta mingit kreissaagi siia või midagi. Või mingi höövelpink või paksusmasin oleks veel hullem. Höövelpink või? Et lepime kokku, et ei jää selliseid asju siia rohkem. Jaa, räägi. Noh, keegi ei räägi midagi. Tere, sööme! Nad söövad praegu. Jaa, aga Makarone. ühtegi augi ei ole tulnud, ainult üks väike ahven. Ja hakklihasid ei ole ka tagasi tulnud, äkki jäävad landi otsa pärast, ei tea enne. Äkki see kala siin. No vot, ei tea, kus see on. Kairit läks ka otsima praegu neid. Särjas ei tere. Tünni. Hea küll. Need on tünni. Nende. Ega siin kala püüda keegi selle vihmaga ei taha, jube vastik ilm on. Aga koeraga on hea möllata küll vihmaga, on ju. Oh, mängivad seda. Mis mängu nimi oli see? Ma ei tea, kolm koer. Mängu nimi on koer. Ai, peaaegu oleks koer kätte saanud. No vaat ükke mäng. Noh nii, esimese päeva viimane söömaaeg, ega siin keegi püüda ei taha, sest et sajab on ju jõhkralt. Mina tahaks. Kairit püüab seal, no siis te saate veel püüda. Aga teeme seljankad ära, kellel on veel kuivi riideid, et need püüavad, siis ma näitan pärast, mis seal kämpside ees toimub ka, et meil asjad kuivavad, kõik need siin möllasid ja niimoodi, et riided märjad kõik. Jaa. No nii, hommik on käes. Tegelikult juba eile õhtul oli üks und, mille külge tuli midagi suuremat vist. Tõmbas tagurpidi ja siis veel uuesti tagurpidi. Aga poiss, kelle und oli, magas. Ja nüüd on see und sõitnud ikka väga palju siia poole kohe. Ehk siis vaatame, mis siin küljes on. Ja hakkad järjest paati tõmbama seda. Nii. On jah, siit pandi ikka korralikult sõitnud siit. Nii. Ta on seal taga, jah. Aga polegi väga suur või? Ei ole ahven. Väike ikkagist. Aga kuidas ta niimoodi tühjaks tõmbas selle? Vaat sellest aru ei saa. Kuidas ta niimoodi tühjaks tõmbas selle unna siis? No sõitis ikka korralikult, jah, aga ise pole ollagi. No mis seal ikka? Tagurpidi on ka meil number 12 und. Kas siin on midagi küljes? Vaatame. Ei ole, lihtsalt tõmmatud tagurpidi, okei. Et hommikune söömine käib, siin vaatame üle kõigiga nüüd need unnakalad kohe ka. Et siin mõne kaovad nüüd otsast ära. Mis nüüd? Kass. Nüüd sööb pannkoogid ära, vaatame unnad üle, sest et jah, mõnel kaovad siin need söödad niisama ka otsast ära.
nagu hakklihad. Et jah, asendame uutega ja püüame edasi ja kohe lähme siis vee peale ka. Mis ta on siis? Alumise kämpsakutidega. No, kohe hommikune särg juba tuli. See on päris ilus. See on päris ilus. Kas, mis siin kõige suurem meil oli muidu saadud? Särg, tavaline. Mõõdame ka või? Mõõdame üle. Too lint siia, mõõda üle. Tavasärg või? Okei, mõõdame selle üle, see tundub suurem. Nii. Hoia täpselt saba otsas, see on 25. Särg 25. No see läheb tabelisse kirja praegu, et meil on siin nagu suurusega kehvakaladega olnud praegu. Et see on kõige suurem särg, mis see laager tulnud on ja siis vaatame, mis veel tuleb. Ja see läheb kõik, mis surevad ära, lähevad mul kuivama. Aga jah, paneme selle siis kuskile ujuma. Nii, undade uuesti söödastamine ja paneme siis sisse, et mul on kogred. Membervideodest on näha, ühest membervideost nüüd, mis eile üles läks. Kust me neid kokri püüdsime, noh me kohta muidugi ei avaldanud, aga kogred on nagu valmis püütud seekord ja me üritame järgmiseks laagriks ka valmis püüda, et siis kohe kui särge ei tule, siis saame kogrega sisse panna vähemalt. Nii, kuhu paneme? Näpuga, näita. Sinna taha. Siia samasse? Paneme sinna äärde siis. Võtta. Siis ma paneks natukene kõrgemale, pane vähem kui meeter, siin ääres on madalam. Okei, läks läbi või? No nii, nüüd võta sellest kinni teise käega ja nüüd kohe tõmbame siia ja siis paned siia sopi kohta, eks ole, sisse laseta. Nii, mine nüüd paadi külje peale. Lase kala sisse ja vaikselt pane und ka sama pidi niimoodi vaikselt sisse. Nii, väga hea. Ja nüüd me vaatame teised peale. Nii. Meil on nüüd siuke kamp, kõik kelle unnad veel kontrollimata on siin peal ja tundub, et meil on loomaund ka sees või sellepärast tema ronis ka siia kaasa, nii et tee veel pilti ka sellest, see on äge asi, elukas on ka. No mis täna on hea lösutamise ilm või? Hoopis parem ilm kui eile on ja täna on hea natukene teine värk, aga no, kala ei ole tulnud veel midagi, et siin jah, trollame tagasi. Täna hommikune esimene sõit. Trollame tagasi. Et kutid räägivad, et hommikul kella 4 ajal oli kala hästi võtnud nurg ja värk ja asi kaldalt. Ja viitsisid vara tõusta, et aga jah, haugiga ja ahvenaga on nagu kehva ikka praegu. Aga no vaatame, võib-olla päeva peale muutub. Ma unustasin ikka oma valget lanti otsida valget trollimislanti üles, aga ma järgmise sõiduga võtan siis valge trollimislandi ka. Vaatame, kuidas see asi töötab. No nii, teises paadis on kala ja vaatame, mis meil seal siis on. Tuli lahti juba? Nii pisikene või? Kellele see tuli külge siis? Sulle. No jah, ega midagi, sõidame edasi, lasem seal tagasi ja. Ai, pange minema siis sõitu. Noh. Sõitke edasi, jah. Midagigi, aga no ikka niuke pisikene, et no hullu maja. Ei tea, mis toimub. Ja mul on see valge trollamislant küljes üks. Ja ei taha täna valget ka, valge kollasega. Ei taha. Ehk siis, no vaatame. Proovime edasi, ega mis meil üle jääb. Noh, nii, vee pealt midagi me ei saanud jälle peale ühe pisikese augi selle sõiduga, aga sööme ära ja üritame edasiga, mis siin ikka muud üle jääb. Et jah, palavaks on läinud, vähemalt on parem ilm kui eile oli. Et ega selle vihmaga parem ei olnud ja võtt ka parem ei olnud selle vihmaga, kes räägib, et vihm on kalamehe ilm. Mitte midagi. Ja. No nii, härjad hakkavad paati liigutama, sellepärast, et see paat läheb remonti. Et Aivar hakkab garaažis seda parandama, sest et mul ei ole aega tegeleda sellega. Vaatab, mis sellest teha annab selle põhjaga. Aga härjad kõik võtavad nüüd. Pane telo käes.
ja vaatame, kas saab selle liikuma. No algul lohistab siia poole, pärast ma võtan ise ka kinni. Ma võtan ise ka kinni sellest paadist, sest et ega siin kõhnad-konnad siin mõned, et ei jõua vist muidu. No las ta läheb sinna alla, siis aitab kaasa. No näe, liigubki ju, kuule. Liigubki ju. Oota, mul on ma tean. Jalad jäävad alla. Ära kõik tagant võtta ja Üks, kaks, kolm. Noh, see lähebki minema siit või? Uskumatu. No ülesse viime kõik koos, Kairit tuleb ka ja. Tõstame kõik kõvasti. Kõrgemale, nii, astu. Missugused musklid? Ma võin ka aidata. Mulle hunnik. Jäi peale või? Jaa. No ja kohe kohal ongi. Nats veel ja siis keerame otsa ringi ja paat on siin ja see saab korda, siis saavad suured paksud, paksemad kui mina ka sõita, kui vaja. Ja lapsi saab ka see igavese kamba peale korraga ajada ja. kõik korraga saab panna. Jah. No, nii, paat on üleval, aga nüüd on aeg minna jälle vee peale, aga mul on juba turi jälle natukene ära põlenud, ehk siis sai selga lükatud jälle see päiksekaitse riietus, ka püksid seekord. Et selle kohta ma panen siia vahele ühe klipi veel, mis asjad need on, sest need on tõesti head, need on õhuksed, nendega ei ole päikse käes palav, aga samas kaitseb, kui kardad ära põleda. Et panen siia vahele klipi, räägin jälle veel kord lähemalt natukene, et mis ja kuidas. Okei. Nii, ja kostüüm on siis ülemine Norfin Marlin Sunpro hoodie. Ja mis siis on? On ka puuts. Kaitseb siit, et kõrvad ka UV-d ei saa. Siis on veel selline siit eest käib, et augud sees saad hingata teha, kõik värk kerge. UPF 50+ kaitseb kuni 95% kahjulike UV-kiirte eest. Vot nöörid, värgid saad reguleerida ka puutsi, kõik, voh, jess, ei ole palav ja hingav ka. Nii, ja püksid Norfin Sunpro Relax täpselt samamoodi UPF 50+ kuni 95% kahjulikest päiksekiirtest kaitseb ka, õhukesed, kerged, 2,5 taskud lukuga ja ees pael, et saab kõhu ümbert kinni tõmmata, et alla ei kuku. Vot. Ja minge vaadake siis Kõss Salmo e-poodi või koha peale ja ostke omale ka hea mugav, soe ja olge, mis soe? Hea mugav, ei ole palav ja olge kaitstud. Nii, nagu ikka, kui kala ei võta, leiutatakse mingisugused muud tegevused. Hetkel teeme siis, poisid teevad, tähendab, mina ei viitsi loopida, teevad siin noolemängu. Et tegelikult selle kurika juurest on paras visata või te viskate nii kaugelt sealt. Okei. Noh, panigi üle kohe naksti. Okei. Seal on teiselt poolt teine see asi ka, jah? Teiselt poole. No teine on profide värk. Teie loopite tõenäoliselt ikkagi seda, et kes keskele ligemale saab, et see teine on ikka see õige reeglite järgi. Õige märklaud on suurem päris palju ja tuleb õige kauguse pealt visata ka muidugi, et ega see ei ole siin, meil on siin niisama. Odavad nooled ka ja et odavaid nooli on ka niisugused, mis enam-vähem lendavad, niisugused, mis üldse ei lenda, need on niisugused hindele 3+, et no, käivad ka siin niisama lahmimiseks. Kalleid noole ei saa siia osta ju, lõhutakse ära kõik, mis meil on siin ju. Siin ju miski ei püsi. Söömine Mehhiko palda. Aga viimase sööma ehk siis grilli teeme täna hoopis metsas, mõtlesime, lähme paasikasse. Aga praegu teeme veel siin. Kala ei ole üldse tulnud. Ei võta jah eriti midagi. Isegi särg ei söö täna. Minul vähemalt mitte. Täna sööb vähem kui eile. Jah. Siin käivad nüüd pallimängud igasugused, sellepärast et kala praegu ei söö, ei viitsita. Aga saab mängida erinevaid asju.
Vot. Mul on mul. Oi jah. Oi jah. Me leidsime hakklihad ülesse või tähendab, või toodi tagasi. Ma olen ikkagist kindel, et hallid viisid need hakklihad ära, sellepärast et me kõik vaatasime mitu korda, mitu inimest vaatasid siia külmetuskappi ja neid ei olnud siin. Ja nüüd nad on siin. Ehk siis hallid tegid trikki, aga vist hakkas kahju meist või nüüd tõid hakklihad tagasi, aga no mis nüüd enam nendega. Nüüd on külmutatud hakkliha üles sulatatud ja toit on tehtud juba, aga nüüd hea küll, meil järgmine toiduaeg. Me läheme nüüd paasikasse hoopis tegema seekord seda niimoodi, sest et keegi ei viitsi kala vist püüda tundub väga, kui ei võta hästi. Et lähme teeme paasikas hoopis lõkke ja teeme seal vinkusid ja vahukomme. Aga hea küll, pikad püksid jalga, sest meil on läbi nõgeste minek ja siis hakkame teiega toimetama. Jah, rästikud ja nastikud ka. Suvisel ajal on siin juba päris võpsikuks kasvanud. Enam ei paista nii läbi nagu vanasti. Nii kevadel ja nii. No võt. Ega midagi, Rauno. Tööle kõik, otsime kuivanud peent oksa kõigepealt ja saame tule üles teha. No nii, mis teeme siis? Peeretame ja grillime või? Peeretame ja grillime. Mis me sõime ennem, et me nii palju peeretame, ma ei tea. Sõid Red Bull. Ainuke inimene, kes on peale. Mina ei joonud. Mitte sina. Ei no Rauno laseb kõige rohkem siin. Nii, vaatame nüüd. Winner. Joo. Winner. Kui keegi võidab, siis Tuli on üleval ja eks siis jah. Ma filmin siit eemalt, ma ei taha püsti tõusta, muidu mul võetakse istekoht ära. See käib siin niimoodi. Muidu ta peab, kui ta tõustab. On siit ka näha, mis toimub. Ja vist. No tegelikult ma just peeretasin siia, et sinna ei tasu istuda. Et ma tahan siia poole filmima tulla. Okei. Ma on kõige parem praegu näeb. Mul põleb. Kustuta ruttu, muidu ei kõlba süüa enam. Ei, palju üks. Vot. Ja koerale järgi andke. Koerale ei tohi seda anda. Nii, hommik käes. Mis meil siin siis saagid on? Sebastian räägib, et oli 32 sendine latikas tund või? Aga see on kindel, et oli latikas, mitte nurg või? Minu arvates oli üldse kisel, aga oli latikas. Ahah. No väga hea. Nii, kuidas siin on? Mis siin tulnud ka on? Linas mullitab või? Või mis asi tuli? On linask mullitanud küll, vaata mingi vana mull on veel vee peal seal. Ja, linaski mull jääb tükiks ajaks vee peale, selle järgi saab aru. Aga noh, ega midagi, näe, loom tuleb tervitama ja kalasööta ära sööma jälle. Ja küll, sööme hommikust ära ja eks me siis lähme paadiga jälle ja kohe jube imelik on vaadata, kus see koht siin, see suur paat oli on nagu tühi. Et noh, harjumatu. Aga ega midagi. Hakkame tegutsema. No nii, hommikused jälle. Noh, see on ju täitsa vobla särg jälle. No vot. Mis teeme sellega siis? Panen sumpu. Panen sumpu muidugi. No siin on üks sump siin kalda ääres ja vaata, et ilusti kinni on ja et kas teed oma isale voblaks või teed mulle voblaks või ei tea veel ju. Ja küll. Vaatame siis. Siia saab panna ka jah neid, mida ei taha. Vaata, on see pealt kinni. Oli seal sees ka juba midagi või? Ei olnud veel. Okei. No nii, me hakkame nüüd minema vee peale. Loom tahtis ka tulla kaasa jälle. Kalaloom. Ja vaatame siis, kuidas selle hommikuse sõiduga nüüd on, et kas saab lõpuks augi ka või ei saa.
et noh, mõõduhaugi, mingi väike kribal tuli eile, aga proovime siis, mis siin ikka. No nii, kaldapealne tiim. Seisavad seal kõik. Oota, siis saaks hea pildi praegu ja kuule. No nii, loom vahetas paati ja sõidame siis, trollame tagasi. Võt sükene värk meil. Hea küll, ei tulnud midagi see sõit jälle. Midagi pole teha. Et proovime teise tiimiga ka kohe. Äkki ikka midagi saab. Aga noh, suuri lootusi ei ole. Näha on, et haug ei söö praegu ja unnad seisavad ja lanti ei võta ja midagi ei toimu. No ise kontrollite kohe, keegi hüppab rooli. Ma lähen korra selga sirutama kaldale. Noh nii, mis toimub siis? Viimased üritused veel või? Äkki õnnestub ikka saada see haug kätte ka üks mõõdukas, et lähme siis jälle ülemise või ole, alumise käpsapostiga lähme, jah? Praegu ja proovime praegu üles vett veel, et noh, ega suurt lootust ei ole enam, aga mõni üksik mõõdukas võib ju landi otsa ära eksida. No, proovime. Ja tuligi ahven, noh, nägid siis. Et ikkagist miski toimub ja see on selle mingi spindaili peale. No võt, vaatame. Väga hea. Mis teed sellega? Laased tagasi. Hästi. No nii, mis toimub? Söömine. Pelmeenid. Action. Pannkoogid. Moos. Ja kala ei ole. No on, mingisuguseid väikseid ju on kaldalt saadud ja särge ja värki ja siiamaani on see Mironi kõige suurem särg, mis juhib tegelikult võistlust ka, et ega meil ei ole suuremat saadudki. Kairitil on suurem. Kairit ei saa auhinda. Ma saan teistsuguse auhinda. Ta saab teistsugusega kunagi laager läbi on ja väljas pime on, aga no see selleks, okei. Poisid söövad ära ja siis vaatame, lähme vee peale jälle, jah. No nii, aga meil siin hakkab kohe valmima järgmine söök, mis meil on siin, bifid ja kartulid ja järgid, aga meil kõige suurema kala ikkagist on saanud Miron, sellepärast, et keegi seda särge üle ei teinud. Tere! Ja siis tema saab jah, kingitus kõige suurema kala puhul siis, jah. Vot, landid. No nii, aga mis me siin ikka anname, et teeme laagri lõppu ära või, et põhimõtteliselt enam ei püüa ja kell on 4 ja tulge laagrisse, kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.